238 €. Mis asja? Me ei tellinud isegi nii palju ju. Tellisime küll ju. Snäkid ja praed ja magustöödud veinid. No, ega me niisama, meil ikkagi see 1 kuu täis. No jah, aga seda ei pea ometi nii suurelt tähistama ju. Muidugi peab. Vaata, kui vähe kestavad tänapäeva suhted. Pluss minu vanemad, kes on 20 aastat abielus olnud, tähistavad siiamaani igat kuud. Maksa ära siis. Mis asja? Mina üksi või? Sa ei maksa midagi või? Kuullakene, miks peaksin mina maksma? Come on, ema, see on 138 €. Sa tead, et mul ei ole raha. Miks sa tellid siis nii palju, kui sul raha ei ole? Sest sul on raha. Miks pean mina sinu eest kõike maksma? Sest see on elementaarne käitumine daami ees. On ka, jah? Muidugi. Kas sul ei õpetatud seda? Ma saan aru, kui ma sulle mingi joogi välja teen, okei, on ju. Aga see, noh... Minu jaoks oleks õiglane see, kui mina maksan poole ja sina maksad poole. Poole? Mul ei ole isegi poolt seda. Kuule, ma sinu jaoks tegin täna soengut, meiki, valisin kleidi endale. Emma, mina ei palunud sulle ennast üles lüüa. Sa oled ilma meigita nii palju ilus. Ma nägin vaeva. Kas ma meikan kole või? Tead, mulle hakkab tunduma, et seda lihtsalt minuga mu raha pärast koos olla. Kuule, suhtes olemine ongi kallim kui üksi olemine. Suhtes olemine ei oleks kallim, kui me mõlemad maksaksime üksteise eest. Sellepärast seda kutsutaksegi suhteks. Palun maksa ära lihtsalt. Ei ole vaja täna. Oota, miks? Ei tule vist midagi välja. Näed isegi, kui erinevad me oleme. Ei, aga erinevad tõmbuvadki ju. Ei tõmbu need midagi, teevad lihtsalt elu palju raskemaks, kui see olla võiks.